Nii, Nikolai Sergejevitš Leonov, kes oli aastal 1991 üleliidulise KGB luure analüüsiosakonna ülem, on kirjutanud raamatu nimega Liholitšije. Meie raamatukogus seda ei ole, kui uskuda elektronkataloogi, aga nüüd on ta internetis saadaval. Ja peatükis Korbaniada tema ütleb, et Balti riigid nurisivad, et neid majanduslikult röövitakse, see oli jutumärkides, tuleks neile anda mõningane majanduslik iseseisvus, siis saaksime endale liitlasi juurde ja saaksime Nõukogude Liidu lagunemise ära hoida. Peale selle tuleks neile anda mõningane autonoomia, nagu Soomel oli Vene tsaaririigi koosseisus. Keila tankiporgu territooriumil oli interliikumise raadiojaam Nadježda. Ma kuulasin seda päris usinasti. See sõimas kogu aeg Eesti Kompartei juhte, Savisaart, Väljast, Toomet ja Vainot. Ja mõte on muidugi lihtne. Kui üks loll pärismaalane satub kuulma, siis ta vaatab, vaenlane sõimab, järelikult on nad õiged mehed. Nii et see meie taasiseseisvumine oli ilmselt Moskva kaval plaan. Mis oleks teisiti, kui meil seda niinimetatud iseseisvust ei oleks? Korterid jagati Nõukogude aegse sissekirjutuse alusel. Kolonistid said korterid pool muidu, aga umbes 100 000 inimest, mina ka nende hulgas, ei saanud korterit erastada. Palk oli liiga väike selleks, et osta. Aga üks oluline erinevus siiski oleks praeguse Eesti ja tolleaegse Eesti vahel. Eesti, tähendab mitte eestlased, lõid Tallinnas põrandaluse organisatsiooni nimega Demokratitšeskoje Dviženije Sovetskого Sojuza. 3 nende aktivistiga oli mul isiklik kontakt. 2 venelast, 1 ukrainlane. Kõik nad oskasid eesti keelt ja tundsid Eesti ajalugu ja kultuuri paremini kui keskmine eestlane. Me tegime nendega tihedat koostööd, meil oli oma rühmitus nimega Eesti Demokraatlik liikumine. Me kõik oma põhilised dokumendid kõigepealt tõlkisime vene keelde ja käsipostiga toimetasime Venemaale. Nüüd on seda teha tunduvalt raskem, sest nüüd on Venemaale sõitmiseks viisat vaja. Ja pole see Venemaa ühtegi nii punane, nagu meie valve halisejate nutulauludest võib järeldada. Kui Majakovski elaks tänapäeval, siis ta kirjutaks meie valve halisejate kohta nii. Nad mõtlevad Kreml ja ütlevad Venemaa. Nad ütlevad Venemaa ja mõtlevad Kreml. Meil räägitakse, et milleks meil seda Narva-tagust ja Petserimaad vaja on. Jah, see küsimus on täiesti põhjendatud. Aga tuleks küsida ka, milleks seda Venemaal vaja on. Venemaal on 1000 külad praegu inimtühjad. Möödunud aastal oli Permi linnas müügil Leedu kartul. Ja pole see Venemaa ühtegi nii punane, nagu meie valvehalisete nutulauludest võib järeldada. Ma olen 2 korral käinud Gulagi muuseumi aastapäeval. See on endine laager number 36 Permi krais. Esimene kord käisin üksinda. Läksin nii-öelda turistimaski all. Mart Niklus, kes tahtis minna muuseumi kutsega, talle ei antud viisat. Sääl oleks Permist veel umbes 80 kilomeetrit põhja poole olnud tarvis sõita. Kui ma oleks siis rongiga sõitnud, siis ma oleks muuseumisse jõudnud alles keskööpaiku. Sealt helistati, et millal te tulete, ma siis ütlesin, millal ma tulen. Me saadame teile auto vastu, tulid kohalikud mehed autoga vastu, viisid mind sinna. Järgmine kord läksime Mart Niklusega koos. Mart Niklus on 3 korral poliitilise paragrahviga kinni istunud Tartu mees. Permi televisioon tegi Niklusega intervjuu. Eesti televisiooni jaoks on ta persona non grata. Teda on palju kordi pakutud Tartu linna aukodanikuks, aga kordagi pole kinnitatud. Aga endised kommunistpartei kaasajooksid sobivad selleks päris hästi. 2 kohalikku meest käid meil kätt surumas ja vabandamas kõige halva eest, mis venelased Eestis teinud on.
sinimustvalge lipp oli ka üleval, mitte keegi ei ilmutanud soovi teda maha tõmmata. Nii et ja üks mees, kellega ma laagris koos olin, oli Leningradis tegutsenud põrandakaulise organisatsiooni juht. Sellel organisatsioonil oli kas oli 28 liiget ja 30 liikme kandidaati või oli vastupidi. Ja siis varsti teda, kui ta oli arreteeritud, oli viidud ühe kõrgema julgeolekubossi juurde, kes sõna otseses mõttes naeris talle näkku. Mis teie kavatsete meie üle kohut mõistma hakata? Meid tallatakse esimesel päeval jalge alla, kui midagi juhtub. Punane nomenklatuur Kremlis tunneb, et tema aeg hakkab läbi saama ja tema koht on ajaloo prügikastis. Selleks, et vene rahva tähelepanu kõrvale juhtida tema viletsalt olukorralt, tekitatakse kunstlikult riikide vahelisi pingeid ja isegi sõdu, nagu sõda Gruusiaga ja käimasolev sõda Ukrainas. Ja sõda Ukrainas ei saa igavesti kesta, sest Venemaa elanikkond harjub sellega ära nagu iga õhtuse väikese loengu. Siis tuleb seda kuskil mujal käima panna. Mõned kuud tagasi ma olin ühe hotelli baaris ja selle ettekande ütles, et hiljuti olid käinud mõrralased ja öelnud, et aasta pärast tuleb sõda Eestiga. Noh, rahvaküsitlused Venemaal näitavad, et Venemaa elanikkond loeb Venemaale kõige vaenulikumaks maaks Ameerika Ühendriike ja teisel kohal on Eesti. Ja meie valitsev Ladvik oma lamba filosoofiaga ei julge ühelegi Kremlist tulevale valevale vastulööki anda. Kui ma näitan kellegi peale, ütlen, et sa on hobusevarras. Ja kui see inimene sõnagi vastu ei ütle, siis jäävadki kõik uskuma, et ta on hobusevarras. Ja kui siis Kremlist valetatakse, et eestlased diskrimineerivad venelasi, kirjutavad ajalugu ümber ja on fašistid ja nõnda edasi ja meie valitsev Ladvik ei julge sõnagi vastu öelda, siis on täiesti loomulik, et enamus Venemaa inimesi seda kõike jääb uskuma. Nii et kui tuleb järgmine sõda Eestiga, siis ja muidugi võib ka Eestiga mitte tulla, aga riikide vaheliste pingete kunstlik tekitamine võib mingi rumala juhuse tõttu viia tuumasõjani. Alles hiljuti oli juhus, kus ühes vaatluspunktis näitas signaal, et 2 raketti on Venemaa poole tulema pandud. Aga operaator oli seisukohal, et kui ainult 2 raketti tuleb, siis on ikka mingi segadus, siis ikka veel sõda ei ole ja häiret ei andnud. Oleks ta häire andnud, oleks tuumasõda käima läinud ja me oleks ammu juba mulla all. Nii et minu arvates on kõige suuremaks ohuks meie iseseisvusele meie valitsev Ladvik, kes oma lamba filosoofiaga annab vaikiva nõusoleku kõigile Kremlist tulevatele valedele. Praegu Putin ja tema kompanii räägivad umbes sama juttu, mida rääkis Hitler 39. aastal enne Poola ründamist. Nii et siis paistab. Nii et muud ei ole öelda, kui Kremli lakeid Toompealt välja. Ja piirilepingu kohta veel nii palju, et piirileping on nii Eesti kui ka Vene rahvuslike huvide reetmine. Öeldakse, et milleks Eestile seda vaja on, aga milleks Venemaale vaja on. Venemaal on 1000 külad inimtühjad. Aga Venemaale on seda territooriumi veel vähem vaja kui Eestile. Aga seda on vaja Kremli maffiale, et luua illusiooni, et ta on Vene rahva huvide kaitsja terves maailmas. Tänan tähelepanu eest. Jaa, täname. Nii, kas